Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere kallid tennisesõbrad! Koroonapandeemia kimbutab meid ikka veel ning ei paista, et võistluskarussell tennises niipea veel uuesti käima läheks. See aga ei tähenda, et tennise teemad meil siin Matchpalli podcastis otsa saaks. Mina olen saatejuht Gunnar Leheste ja kaassaatejuhi rollis on teisel poole arvutiekraani endiselt Riho Kallus. Tere sulle! Ütle tere! Tervist! Kui eelmises saates rääkisime tipptennisistis sirgumiseks ja rohkem noortetennisest, siis täna hüppame teise äärmusse ja räägime elust pärast tennisekarjääri. Meiega on liitunud endine Eesti Davis Cupi liige, 2005 Eesti meister paarismängus, 2009 Eesti meister segapaarismängus ja 2012 USA üliõpilasmeister NCAA teises divisionis Mikk Kirdoja kaugel USA's. Tere sulle! Tere! Räägi, kus sa meiega hetkel räägid? Oled sa oma kodus New Yorgis, New Jersey's, kus sa elad? Mina olen hetkel New Jersey's, et siit üks 20 kilomeetrit Manhattanist. Et suht nagu New Yorgi kesklinna lähedal, aga siin New Jersey osariigis. No sa elad maailmas hetkel vast kõige koledamas kohas, sest numbrid, mis sealt poolt tulevad statistika poolest, on ikka päris õudsed. Jaa, et selles mõttes, et tõesti, et meil nagu väga õnne sellega ei olnud siin, et see meie osariigi maakond veel on veel New Jersey number 2 nagu teisel kohal, et siin on veel hästi palju ja et me oleme nii lähedal New Yorgile ja paljud inimesed siin nagu lähevad tööle siit, et eks ta selle tõttu need piirkonnad on nagu nii hullusti saanud, et asi on suhteliselt kurb, et aga nii on igal pool. Kuidas teil seal piirangud hetkel on? Väljas üldse tohib käia või mis seis on? Kusjuures jah, et ikkagi enam, ma olen siin Eestist ikkagi loen uudiseid, et enam-vähem nagu sarnane, et ikkagi mingid poed on lahti. Eile nüüd pandi nagu, meil on kõrval kohe üks suur park, et kusjuures see oli nagu üllatav, et see park pandi alles eile kinni, et aga muidu jah, et siin naabrus vahel saab ringi lonkida, aga kuskile mujale nagu asja nagu väga ei ole, et mingid toidupoed ja apteegid ja arsti juures saab käia ja ehituspoed ja mingid siuksed elementaarsed on lahti, aga muidu on kõik surnud. Ise kipud välja minema? No eks ikka siin natukene käime siin väljas ja mul klubi on tegelikult hästi lähedal, et natuke tuleb seal käia läbi mingeid asju nii palju, kui on võimalik aidata ja aga muidu eriti, et ongi mingid siuksed toidupoe käigud ja eks nagu kõigil on ilmselt, ma arvan, suht sarnane, et ega siin väga kuskil asja ei ole, kui ei ole vaja minna. Kas see klubiline tegevus on kõik seiskub? Praegu jah, et meil klubi pandi kinni ka, et golf ja tennis ja tehakse mingid, eile aitsime välja, meil tehti nagu siis lihavõtte pühadeks tehti nagu toidu, aitsime nagu need klubi liikmed siis tellisid toitu, nagu tegime üle 200 pakki nagu kaasa võtmisega, et nagu seal tehti, see restoran on suht toimib ja see oli abikäsi vaja, et nagu aitsime kaasa, aga nüüd muidu on otseselt nagu klubi siis ei toimi jah, et nagu mingid tennis või golf või poed või et midagi, kõik on nagu kinni. Riho siin hüppas ilma sissejuhatuseta kohe sinna klubi juttudesse sisse, et tegelikult peaks nagu sisse ka juhatama, millega sa üldse tegeled. Sa oled sellises klubis nagu Essex Fells, sa oled seal tennisdirektor või reketi direktor, mingi selline ametinimetus on sul? Just ja, et ma olin tegelikult Essex Fellsis see on üks klubi, Essex Fells Country Club, et nagu eraklubi. Ma seal olin nüüd peaaegu 5 aastat, ma tegelikult jaanuaris vahetasin, ma olen nagu uues kohas, meil nimi on Montclair Golf Club, nagu, et ka sarnane, lihtsalt võib-olla natuke suurem klubi, et seal on klubis on siis kokku 2 nagu golfirada, 8 tenniseväljakud, platform tenniseväljakud, et ma olen jah, nagu tennisosakonna juhataja või racketmängude osakonna juhataja eesti keeles, siis USA mõistes nagu director of rackets. Räägi, kuidas sa sellele ametile sattusid, kuidas sa sellise ala enda jaoks leidsid? No, eks see on siuke ette planeerinud ei olnud, aga omal ajal, kui ma mängisin Ameerikas ülikooli tennist, et siis ühel hetkel nagu oligi vaja mingi otsus teha, et üks variant seal, kui minna täitsa ajast tagasi, Kaiaga oli seal mingid jutud minna ja siis ma läksin San Diegosse tegelikult, Californiasse
tahtsingi nagu töötada nagu võistlejatega, olin ka ühes suures tennisakadeemias seal 2011 ja siis mingite asjaolude kokku mõjul võtsin suvetöö Connecticutis, mis oli nagu siis eraklubis, nagu ka country clubis ja lihtsalt nagu, ma ei tea, tunde ja natuke raha teenida ja siis sellest nagu kasvas, ütleme siis, ma otsustasin nagu jääda, ma sain oma viisa sealt ja olin siis 3 aastal Connecticutis ja siis sealt nagu selle aja jooksul tekkis nagu see, et ma võiksin nagu siis võib-olla kandideerida nagu siis ise, et olla klubi juhataja ja sealt ta nagu läks, siis ma sain selle Essex Fellsi töö ja olin seal 4,5 aasta, nüüd siis nagu jaanuarist alustasin nagu Montclairi klubis, et ta on nagu suhteliselt ise nagu läinud, et ega mul oluliselt nagu sükest plaani ei olnud, et ma tahtsin alati tennise juurde jääda ja see nagu selle tõttu nagu nii läks. Et sa olid lühikest aega siis Kaia Kanepi nii-öelda sparringpartner või mismoodi te koostööd tegite? Me otseselt nagu ei läinud, aga see ühel hetkel oli nagu jutt, et nagu Kaial oli abi vaja seal, siin ma oleks pidanud nagu USAst tulema tagasi Euroopasse, see oli juba, ma arvan, 2011-12 äkki, kui ta kannad läksid ja aga siis nagu aastapikku Kai alati US Openil käis ja Jürgen ka, et nad tegime trenni ja käisime nagu aitasin kaas, et selles mõttes oli, aga otseselt ma nagu tuuri peale nagu ei läinud, aga see oli üks nagu siuke variant, et ma mäletan, et seal oli vist siuke olukord, et vist oligi 2012 äkki, kui tal läksid kannad ja ta võttis nagu pausi ja sealt ei olnud nagu enam midagi kuskile minna, et siis nagu plaanid muutusid, aga see oli siuke ehku peale, et midagi konkreetset kindlasti ei olnud, et üks mõte. Kui sa sinna Essexis tööle läksid, mis see aasta võis olla? 2015. Et kuidas sellisele ametipostil üldse kandideeritakse, et üsna prestiižne ja vastutusrikas amet, sul eelnev kogemus puudus? Ei, ma olingi siis nagu enne Essex Fellsi, ma olin Connecticutis nagu, olin nagu siis abitreener, nagu, ma ei olnud nagu päris, ma olin 3 aastat ikkagi seal, et selle aja jooksul ma ikkagi olin nagu, nende klubidega saad teada ja saad õpid nagu seda süsteemi ja siis üks kindlasti väga tähtis asi oli see platvormtennis, mida ma olen nüüd tõsiselt nagu mänginud viimased 5 aastat, et see nagu annab sellise, kuidas öelda, ilma selleta nagu siin idakaldal klubi juhtida on suhteliselt võimatu tänapäeval, kuna ikkagi Võib-olla kuulaja ei tea täpselt, et räägi natuke sellest platvormtennisest, et Eestis on võib-olla teatakse natukene padelit, tuntakse, aga see padel on päris sarnane, et mis seal need erinevused on? Ja, et see on hea küsimus, et mul on suhteliselt hästi oskan nüüd seletada, et ütleme, platvormtennis on tegelikult, kui minna täitsa ajalukku, mis mina olen kuulnud, siis alustati selle mängimist alustati üks 50-ndatest New Yorgi piirkonnas ja kuuldavasti, mis on nagu tõsilugu, padel, siis ütleme, tänapäeva padel, mida Euroopas mängitakse, on nagu võetud malli sellest platvormtennisest, tehti nagu natukene nagu teine variatsioon, et ma ei tea, kas oli Lõuna-Ameerikas või kuskil, aga see USA padel ja siis Euroopa padeli põhivahe on see, et väljak on, eks ole, ikkagi täiesti teine, need võred on, ütleme, suhteliselt teisest materjalist, et Ameerika padelis või platvormtennises nagu võrede mäng on palju suurem osakaalu kui Euroopas, et Euroopa padelist nagu, ta tuleb ikkagi suhteliselt kiiresti ja ütleme, pall on teine, reket on teine, löögidünaamika on teine, et on ikka suhteliselt nagu nimi on sarnane, aga tegelikult on ta ikkagi väga-väga erinev sport, et ütleme, ma arvan, et kui mina olen nagu hetkel olen nagu siis 5, eks ole, kogu USA peale, et kui tuleks nagu üks parimaid padelimängijad, siis ta oleks ikka suht koomiline ja ma arvan, et kui mina läheks nagu nende vastu, siis oleks ta suht koomiline. Väljaku suurus on samasugune 10x20 meetrit? Ei, väljak on väiksem, Ameerika padel on väiksem, et on ikkagi sama nagu dimensioon, et sa pead nagu minitennise väljak, eks ole, et su peab pall ikkagi joonte vahele põrkama, et seal ei ole nagu ja ta on ikkagi tennise alge rohkem, et need löögid on Euroopa padelis, ma saan aru, et seal on rohkem seda nagu lõik, et üle palli on nagu ikkagi keeruline, lüüakse kindlasti, aga USA padel on ikkagi väga nagu tennis sarnane, lihtsalt nagu see löögidünaamik on teine, et need võred nagu muudavad selle mängu kuidas need punktid nagu siis tulevad. Sa oled USAs 5 üksikmängus või paarismängus? Seda ainult mängitaksegi paarismängu tegelikult, et praegu see aasta me lõpetasime, mu partner on üks Horvaatia poiss, kellega me jõudsime nagu viimasel turniiril just enne seda koroonakriisi jõudsime poolfinaali, et see oli minul nagu parim tulemus, et
et ta on, ütleme jah, et ta, ütleme, kandepinna poolest on ta selline USA-s arvatakse 250-300 000 mängijat, eks ole, et nüüd tehakse ikkagi suuremad turniirid, kantakse üle ja on auhinnarahad tekkinud ja et ta on nagu kindlasti populaarne, ta ei ole nagu nii populaarne kui Euroopa padel, et kindlasti selle mängu miinus meil on see, et see väljaku konstruktsioon on ikkagi päris kallis, et ja enamus jaolt ikkagi mängitakse mingites, noh, ta on ikkagi üle USA, aga siin Chicago ja see kogu New Yorgi piirkond ja on ikkagi põhiliselt, kus mängitakse, aga väljakuid on nagu hetkel on väga kallis nagu ehitada ja hooldada ja ma arvan, et minu arvamus on selle taha on ta jäänud, aga noh, mina nagu ei, selles mõttes oleme nagu ikkagi ei kurda, et kuna tagasi su küsimuse juurde, et kuidas nagu jõuda selle tööni, eks ole, et siis idee ongi see, et kui sa oled nagu tennisdirektor, siis tegelikult talveti sa teed padelit ja suveti teed tennist, et noh, ta ongi nagu enam-vähem pool ja pool hetkel, et see padeli nii-öelda see kogemus või siis tulemused ja et ikkagi annab, et ilma ainult tennisega nagu on nagu väga raske läbi lüüa hetkel nagu. Kui sa juhuslikult ainult tenniseklubis ei tööta, eks ole. Kuidas sa selle... Küsi. Tahtsin küsida, kas platvorm tennises on juba nii-öelda ka päris profisportlasi, kes leiba teenivad sellel? Ma arvan, et see on hea küsimus selle, et täiesti sellised profe ei ole, aga nagu kui küsimus nagu ongi see, et minu töö talvel, eks ole, noh, ma teen natuke seal sisetennis ka, aga talvel tegelikult on mul ikkagi graafik see, et esmaspäevast neljapäevani ma olen klientidega nagu väljakul ja kui sa väga tahad, sa võid mängida circa talv on, eks ole, 30 nädalat seal, ütleme septembrist märtsini, sa võid mängida seal 25 turniiri, et mina mängin 12-15 turniiri, eks ole, reisin üle USA, ma teen veel seal igast mingid laagrid, seal inimesed tahavad, ma õpetaksin neid seal kuskil, aga et tegelikult noh, niivõrd sa oled ikkagi siuke pool proff, et sa oled ikkagi õpetad ja siis nädalavahetisi nagu mängid, et tegelikult, aga päris selliseid nagu, noh, kuna enamus turniirid on nädalavahetus, et see on nagu, kui sa nii kõvasti saad trenni tuld pandes, siis vabalt, aga niisugused vendused veel ei ole. Kuidas sa selle padeli ja millal sa selle avastasid enda jaoks? See oligi, kui ma olin seal esimeses klubis nähalda oma Connecticutis, et seal väljakud olid olemas ja kutsuti nagu mängima ja ma sain aru, et see punt on suht nagu rahvusvaheline tegelikult, et ameeriklasi on väga vähe, et siin on rootslased ja argentiinlased ja inglased ja lõuna-afriklased ja ma ei tea, igalt poolt, et punt on suhteliselt nagu kirev, et kõik on nagu ka nii-öelda oma nagu, kas siis töötavad nagu tenniseklubides ja mängivad seda padelit ja ühel hetkel sattusin nagu sinna tuuri peale ja nüüd ma olen nagu seal, olen nagu päris aktiivselt nagu ikkagi mängin, et seal pildis olnud, et viimased aastad eriti, et nii ta kuidagi läks, et ja ühel hetkel noh, ma sain ka aru, et näiteks ka see praegune töö, kui ma tegin selle töövahetuse, et see padel ja lisaks noh, tennise kogemus ka, et ta annab ikkagi nagu oluliselt juurde, et sul antakse ikkagi päris nagu, noh, sa oled nagu pildis ja sul ikkagi seal tehakse neid ülekandeid ja inimesed vaatavad, et sa oled ikkagi oma eriala, et sa oled ikkagi väga pildis sellega ja annab sulle juurde nagu palju, kus tahad näiteks tööd vahetada. Kui palju neid mehi ja naisi seal edetabelis on? Anna mingi aimdus, et mis see 5. koht tähendab? Ma arvan punkti, et seal ka tehakse nagu neid asju nüüd see aasta nagu muudeta, aga see ikka mingi, kes ma arvan, siuke paarsada, eks ole, kes mängivad ikkagi tõsiselt, noh, et paarsada ja seal nüüd löödi nagu natuke lukk, ennem oli seal suht nagu, et ütleme ala, kui Riho tuleb USA-st, siis ta tegelikult oleks saanud ka nagu sellele suurele turniirile peale, kuna seal on 128 tabel, aga nüüd on ikkagi mingid, sa pead mängima ikkagi mingi 3 turniiri ja natuke rohkem nagu võetakse nagu võib-olla tennisest malli, mida me üritame, et ma olen ise seal ka nagu paaris komitees, et teha seda asja nagu rohkem professionaalsemaks ja ta läheb nagu rohkem, sponsorid tulevad ja rohkem on ikkagi mängijaid ja võetakse asi nagu läheb eriti tipus nagu palju ikkagi nagu tõsisemaks, et enam ei ole, noh, et ikka ongi, et asi on nagu väga, et näiteks see number 1 parimaid mängijaid, kes noh, nüüd on ta, see aasta ta oli finaalis, aga on Jared Palmer, eks ole, et võib-olla süke nimi, ta oli Wimbledoni võitis ja oli US Austraalia võitis. No paaris mängus oli number 1, et noh, loomulikult ta ei ole oma esimesest noorust, aga ta on siin juba 10 aastat olnud nagu selle padel üks nagu parimaid mängijad. Et seal on nagu päris tugevaid nagu endisi tennisemängid on kindlasti seal, kes mängivad, et võib-olla oma pigem nagu pärast tennisekarjääri. Kuidas sul klubis on, kas need tennisemängijad siis mängivad ka padelit või on padelimängijad ja tennisemängijad või? No ütleme siis USA-s, ütleme sellest, nendes eraklubides, kus mina olen olnud, eks ole, ongi
siukene traditsioon, et nüüd aprill täna pidi olema hooaja esimene päev, eks ole, nüüd on kõik räketid keelestatud, nüüd hakkab tennishooaeg, tennistrennid ja tennist laseme siuke circa septembrini, eks ole, et ainult tennist. Ja treeningud ja ma ei tea, võistlused ja liigamatšid ja siis nii kui hakkab oktoober on räketi vahetus ja talvel mängitakse padelit. Siuke vahelduse mõttes hästi huvitav, et kindlasti seal osad mängivad tennis ka, aga ma arvan, et väga positiivne tegelikult, et endalegi kui treenerile on see väga huvitav, et mitte huvitav, aga hea vaheldusrikas, et ei tule nagu päris koplakas ette, kui on ju. Et aga on pool ja see on nagu hea vaheldus ja klientidel samamoodi, et jälle kui tuleb tennishooaeg, oled nagu väga elevil ja kui tuleb padel, oled elevil ja suhteliselt nagu niimoodi on nagu on niisugune standard nagu. Ma tuleks korra nende padeliturniiride juurde veel tagasi, et suured need auhinnarahad võivad olla, kui tippturniirides räägid? Ja ei, selles nüüd on nagu tehti uus tuur tuli, eks ole, ongi nagu Pro Flight Padel ja seal on ikkagi, nad on niisugused 10-15 000 on nagu auhinnafond aga mis on nagu see, et nad on ühepäevased, eks ole. Umbes võrreldavad võib-olla futuresitega, aga nad on ikkagi üks päev, et nad on ainult laupäevalt teed oma 3 mängu ära ja kõik, et võitjad võtavad seal 2-3 tuhat taala ja see on niisugune enamustel, kui on nagu raha taga, eks ole. Aga seal on veel osad firmad maksavad veel mängijatel nagu reketite eest, kui sa mängid, eks mina olin Wilsoni peal, mängisin paar, ma sain sealt nagu natuke raha ja mitte küll palju, aga neid rahaturniire nüüd eriti nagu viimaste aastatega on nagu tekkinud see, et kuna, ma ei tea, mina ja enamus mängijad, kes me oleme paremad, et nagu tahetakse, ütleme, siis tahetaksegi tekitada rohkem nagu siis nagu initsiatiivi, nagu, et me mängiksime veel rohkem turniire, eks ole, ja siis ilmselgelt selleks oleks nagu vaja, kui mul on nagu valida, eks ole, kas ma oleksin nagu laupäeval nagu klubis, ma saaksin teha võib-olla kuskil ühe laagri või mängida turniiri, et siis nagu pigem ongi see, et tuleb nagu natuke tekitada motivatsiooni, et paremaid mängijaid nagu välja saada, eks ole. Jared Palmer, eks ole, elab tegelikult Californias on ju, ta vist naine üldse elab Rootsis, et ta tuleb reisib ikkagi selle pärast, et keegi vaevalt nagu ise nagu oma raha eest asju maksab. Aga kui sa väga tahaks, kas sa padelist elaksid ära? Turniiridest või? Yeah. Ei, kindlasti mitte. Selles mõttes nagu turniire esmaspäevast reedeni ei ole, et siis on nagu raske, aga ma arvan, et ainult padelist on nagu raske ikkagi. Sa pead ikkagi võitma ka, aga see ei ole nagu mõistlik. Ja ma arvan, et selle eesmärk ei ole, et nüüd keegi hakkaks 5 päeva nädalast treenima. Et pigem ongi see kombinatsioon, et sa treenid ja mängid. Et pigem nagu ma arvan, Euroopa padel on ikkagi sarnane, aga need paremad vennad ju nad õpetavad ka. Et ma arvan, et see on, ma ei usu, et seal on, võib-olla on seal mingid tüübid, kes ainult treeni lihvivad, on ju, aga ma arvan, et enamus ikkagi ju teevad ju õpetavad ja nagu reklaamivad seda mängu ka, see on ka nagu väga tähtis. Mul on nagu see, et ma käin näiteks Denveris või Atlantas, et ma teen alati enne seda, ma lepin kokku, ma teen seal nagu laagri inimestele ja siis mängin järgmine päev, et on nagu nohkem siukene ka, et businessi aspekt ka, et ei ole ainult, et nagu mängime nagu võidame või mängime ja treenime. Sa ütlesid, et see padel on nagu hea pärast tennisekarjääri mängimises. Kas see tähendab, et see nõuab mingid vähemaid füüsilisi eeldusi siis või kuidas sa võrdled? No kindlasti. Ma arvan, et on kindlasti see, et miks ta nagu on hästi ja ma arvan ka Euroopa padel eriti veel, eks ole. Kui ma arvan, Eestiski on näha siin paljud poisid mängivad, et ja ta läheb rohkem kahjuks sinna, kuna tennises ikkagi praegu nii palju, kui ma kuulsin, et need numbrid ikkagi üle maailma lähevad alla. Ainuke asi, mis nagu tennises, ütleme siis nagu kasvab, on kardiotennis, eks ole, mida USA-s tehakse. Ülejäänud numbrid tegelikult ju kukuvad. See on Ameerikas, eks ole, ma ei tea Euroopas, aga ma arvan, et Euroopas on see ka, et padel ja need muud mängud, mis siin kõik tehakse, need touch tennised, et need on neid on hea müüa, kuna nad on, sa võid olla jalgpallur või võrkpallur ja sa saad ikkagi nagu pihta, et tennises paraku me teame, et see treenimine võtab ikkagi, et sa saaksid ikkagi, ütleme, mängida seal setti või matši, tegelikult nullist alustada on ikkagi väga raske ja ta ei ole nagu väga fun, et aga padelis sa saad selle tasemeni ikkagi kiiremini, ja need siuksed hübriidreketmängud tegelikult, nad on väga head, eks ole, aga nad ikkagi tennis, kui ütleme siis reketite isand, et nad ikkagi natuke võttavad ära, aga ütleme padeliga jah, et ta võtab veits aega, et mängida. Oota, küsimus, sa ütlesid seda, miks hakatakse pärast mängima või? Kunnal meil on ikkagi tennissaade, me peame nüüd selle padelosa välja lõikama vist. Ei, mis ma räägin, las ma räägin. Las ta räägib ära. Ta on hea see, et näiteks kui sa oled tennist mänginud võistlustasemel, siis mingil hetkel sa ei ole võib-olla füüsiliselt nii heas vormis, mul endal ka, et nagu
no ei ole fun minna üksikmängu mängima praegu, no tõesti, no paaris mängus juba veel, aga üksikmängus, no see ei ole fun, et ta pigem annabki mingi väljundi, kus sa saad ikkagi võistelda ja nagu paremaks saada ja sa ei pea olema nagu nii tippvormis, noh, loomulikult, et füüsilist on ta ikkagi palju nagu andestatav, et padel ka, et kindlasti meil seal mängud on juba 2-3 tundi ja jube kiiresti pall tuleb, aga no ma ei kujutaks ette, et ma läheks praegu mängiks 5 paremat üksikmängu, noh, et see ei oleks nagu nauditav. No me... See on kõikide nende tennisemängijate häda, et nad keegi ju paremaks enam ei lähe. Just. No sinu eakaaslane, meie Eesti tennise, Eesti esireket, noh, kaua tal selle tennisekarjäär enam on, et kui kõva käsi ta padelis on? Sa räägid siis Jürgenist või? Jah. Kindlasti kuulab neid. Ma arvan, et nad kindlasti kuulavad. Jürgeniga, sa mõtled siis nagu Ameerika padelis ja Euroopa padelis? No on ta mänginud Ameerika padelis või? Ma olen ta väljakule saanud mitu korda. Ta oli siin, ütleme, natukene... Koba? Ta oli hea, aga ütleme, Veger Testimägi oli hea, aga Euroopa padelis minu mõist Jürks on palju mänginud, seal on ta päris terav. Seal me isegi nüüd viimane kord, kui ma käisin, mängisin, seal oligi Täks ja Hans ja mina, et seda nad lihvivad seal, et ma tean, et selles on ta ikkagi, on ta päris osav. Ma tean, et nad käisid koos Kennetiga Eesti meistrivõistluses mängijad padelis. No vot. Aga kindlasti see on niisugune mäng, et kui sul on ikkagi tennise baas, nii mõlemalgi, et ole padel, ükskõik mis hübriidsport tegelikult, kui sa oled ikkagi Jürksi-sugune vend ja sa nagu võtad selle aja ja treenid, siis sa saad paratamatult, sa saad nagu heaks selle küsimus küll. Kuule, aga räägime nüüd sinu klubist natukene, sinu uues klubis, kus sa jaanuaris töötad, et mida see endast kujutab? Nii. Et ongi selline, ütleme, et siis ta on siis nagu country clubid või siis nagu, nad on nagu eraklubid, kus sul siis liikmed peavad maksma mingi liikmemaksusumma ja siis nad saavad kasutada seal klubis neid erinevaid teenuseid, eks ole, kas on golf või restoran või bassein või padel või tennis ja siis seal klubis sees toimub see nagu siuke, kuidas ma ütlen, siuke elu ja siis meil ongi nagu 5 suurt osakonda, eks ole. Mina olen siis nagu tennise ja padeli osakonna juht ja siis kõik tegevused alates projektidest või pood või treeningud või siis arveldamine või siis, et on siis nagu minu hallata, et on suhteliselt nagu iga, ütleme siis nagu võrreldav siis tavalise ärikeskkonnaga, eks ole. Kui suur see liikmemaks on? Ütleme, seal on tavaliselt klubides on selline süsteem, et seal on nagu ühekordne liikmemaks, eks ole, mis makstakse ära, et saada liite, et tegelikult siis ostad endale nagu osaluse sinna klubisse, eks ole. No meil on seal, sõltuvalt liikmemaksust, aga ta on niisugune 30,000–50 000, mis tegelikult, ütleme, siin on klubisid, kus on 100 000 või 80 000, või on väiksemad, et sa ostad nagu siis endale siis nagu, kuidas öelda, ma ei tea, mingi protsendi sellest klubist ja siis aga mille pealt see klubi nagu siis toimib, eks ole, puht see finantsiline pool ta toimib nagu siis nagu igakuistest liikmemaksudest. Et meil on klubis seal siuke 500–600 perekonda ja siis see igakuidne see liikmemaks või tasu, selle pealt siis nagu see klubi nagu nii-öelda siis toimib ja siis ma ei tea, tehakse mingid üritusi või kui tehakse nagu mingid projekte, siis nagu teavitatakse liikmeskonda, kui on vaja juurde raha küsida või on raha laenu vaja võtta, et see kõik on nagu klubi siselt toimub. Ja see igakuine maks on? No, ta on jällegi ütleme minu klubi või ütleme, kui sa oled ikkagi golfi ja tennise nagu country clubi liige oma nagu perekonnaga, ma ütlen, seal on erinevad stiilid, eks ole, sa võid teha ainult tennist ja basseini või ainult restoran ja kui sa teed kogu seda komplekti nagu siis ta on ma arvan, aastas 15–20 000 on ta lihtsalt siis nagu see liikme, et selle sees ei ole nagu see, et kui sa lähed tennist, võtad nagu eratunni või ostad golfipoest midagi või ostad baarist joogi, et nagu need on kõik eraldi juurde. Kuhu ma tahan jõuda on see, et minu ja Riho-sugune vend sinna sisse vast ei astu, et need inimesed on vähe kõrgemast klassist. Eks see on nagu soovitajates kinni, et paljud on nagu siin, elavad siin piirkonnas, sul on vaja seal mingi protsess, et sul on vaja 3 soovitajat, kes siin nagu heaks kiidavad ja suhteliselt selline natuke bürokraatiat ka. Ma tahtsin küsida, kas seal käib väga palju tuntud inimesi?
Meil on seal, selles uues kohas on seal on ühe pesapalli, üks Joogi Berra oli üks kunagi hästi suur pesapallur, hästi kuulus. Tema perekond, ta ise nüüd tegelikult suri ära parast tagasi, aga paljud klubid on huvitavad, nad nagu selliseid kõrge profiiliga inimesi väga tegelikult ei taha. Nad on hästi palju on finantsilt või advokaate või arste, et ega selliseid, kuidas ma ütlen, siukseid nagu staare nagu väga ei taheta sinna tähelepanu tooma, et see ongi pigem see koht, kus need inimesed, kes töötavad seal Wall Streetil või kuskil, et nad saavad oma aega nautida ja ei pea muretsema, et keegi pilti teeb, see on pigem selline hästi privaatne ja et nagu telefone loomulikult ei tohi kuskil kasutada ja ükskõik, mis pilte sa teed, pead olema hästi ettevaatlik, et on hästi siuksed nagu konkreetsed reeglid nagu. Et telefon on siis sellepärast, et keegi, ma ei tea, inimestest pilti ei teeks ja neid kuskile üles ei riputakse? Et seal on kindlasti natuke tahetakse võib-olla, et kui sa lähed sinna, siis sa saad olla nagu, sa ei pea muretsema selle pärast. Aga muidu on tegelikult, ma räägin, pallid on kollased ja jooned on valged igal pool, et Eestis või siin Moncleris, et tennist mängitakse ja tennist ja padelit mängitakse ja turniirid ja liigad ja treeningud ja eratunnid, et see on ju tegelikult sama ja inimestele nagu meeldib ja see on nagu äge. Sa vist TV3 intervjuus oli see vist 4 aastat tagasi umbes, et rääkisid, et su eelmises klubis ei võetud ühte NBA mängijat vastu, sellepärast. Oli jah üks lugu. Räägi see lugu. No eks ta natuke seal ütleme oli see lugu, et ta oli kuulus natukene, et oleks toonud tähelepanu ja siis seal tuli välja, et meie vana klubi oli siuke hästi huvitav, see oli siuke Iiri-Itaalia päritoludega hästi palju, näiteks siin on osad klubid ongi nagu natuke sellised, võib-olla siis, mis see õige sõna on, et kindlad nagu siis ütleme religioossed tüübid kuuluvad kindlatesse klubidesse. Ja siis sellele JR-ile nagu natuke seal öeldi, natuke seal läks mingiks ütlemiseks ka, et JR näiteks seal sellist, kuidas öelda, iseloomu või natuke, ühesõnaga jah, et seal mingite klubi liikmetega ja siis see nagu pandigi lukku, et öeldi kohe, et seda venda ei võeta. Okei, JR tähendab aga palju oli see, JR Smith oli siuke mängis, ja siis oli paar jalgpallurit oli seal, kes mängivad nagu Ameerika jalgpalli ja nendega ma kusjuures isegi tutvusin paar korda. Nimesid ma isegi ei mäleta, kuna ma jalgpallist väga ei tea, aga ta viskab ikkagi juurde, et siin on meil ju lähedal tegelikult hästi palju, on nagu hoki, ma ei tea, kui olete hokis, Martin Brodeur tegelikult elab siin linnas, elas mitu 10 aastat, et New Jersey Devils on tegelikult kohe siin lähedal, et hästi palju hokimängijaid ja jalgpallimängijaid, et siin ikka liigub, et ega nad kõik kuuluvad kuskil klubidesse ka. Räägi Mikk, kas tennisistidega kokku puutud või? Tennisistidega ikka, selles nagu, sa mõtled nagu võistlejatega siis või? Ja ikka, et mul on siin kõrval tegelikult on üks akadeemia, üks Center Court, eks ole, on hästi suur siuke idakalda tennisakadeemia, nad teevad kõike, nagu ütleme, nad on siis ütleme, nagu mitte politeeri, aga sarnane süsteem, et neil on kõik seal muud spordid ja selle Center Courti nagu omanik on hea tuttav mul, et mul tegelikult väike õde, kes mängib Eestis praegu ja sugulane on käinud siin trenni tegemas ja ma temaga ikkagi suhtlen ja siin natuke ikkagi olen kursis ja niivõrd palju, kui käin vaatamas, et aga niimoodi otseselt päevaspäeva profimängijaid või sellised nagu ei ole. Mõned võistlejad ikka on. Aga profimängijad ei käi country klubides, ma ei tea, harjutamas? Mõnikord käivad Jürgen on oma need näidismatšid mul ära teinud ja Kaia samamoodi, aga ega osades klubides nad käivad suveti enne US Openit tegemas, et see on hästi siuke tüüpiline aeg, et kui mängijad tulevad US Openiks, siis tegelikult seal väljakutel on hästi raske trenni teha ja eks nad siin kuskil New Jersey, Long Island, Connecticut kuskil nagu treenivad seal nädal enne ja mõned päevad enne, kui nad sinna New Yorki nagu lähevad, et siis sellel ajal ikkagi võib tulla kedagi. Ma olen lugenud, et ainuüksi New Jersey's on üle 100 sellise country klubi või? Vastab see number? Võib-olla küll. Ma arvan, et meil on nagu, minul siin üks 20 kilomeetris, 20 minuti raadius on 10 klubi, et see on tõesti, et jah, et siin osad linnad on nagu, kus võib-olla ongi nagu natuke jõukamad ja inimesed, see on nii lähedal New Yorgile ka, et on tõesti, et need klubisid on palju siin. Meil Eestis vast ei ole ühtegi sellist. Kui golfiklubid nagu välja arvata?
just Euroopas vist on, jah, ma ei olegi, kindlasti mingid on, aga Eestis vist, et see klubikultuur on jah natuke naljakas, et mul oli ka nagu alguses nagu aru saamatud, miks inimesed peaksid nagu maksma selliseid summasid, et nagu kuuluda klubidesse, eks ole, aga näed, selline see kultuur siin on olnud, et klubid on tegelikult aastast 1890, eks ole, nad on need klubi kui selline organisatsioon, kui me räägime sellest, eks ole, on toiminud finantsiliselt juba üle 100 aastat, nad on väga tugevad traditsioonid ja kuidas see asjad nagu tehtud on, et ega nad nagu, ega siin praegu koroonaga ka, et ajad on nagu rasked, aga sõltuvalt klubidest, nagu ma arvan, et nad saavad nagu ikkagi hakkama, et nad on nii palju aastakümneid nagu tegutsenud. Kui sa räägid inimestega, miks nad kuuluvad klubisse? Palju on, eks ole, suke sotsiaalne kuuluvus on kindlasti, aga siis on samuti sul tuttavad sõbrad, kus sa veedad oma nädalavahetused ja lapsed sul saavad üles kasvada seal ja kindlasti tehakse palju business-stiile, väga palju tehakse business-stiile golfirajal, eks ole, ma arvan, et see on hästi tähtis osa. Kui sa oled ikkagi selles, ütleme, seal nende advokaatidega mängid seal üle nädalavahetusse golfi, et ma arvan, et sul on suuremad šansud ikkagi seal mingid asju ära teha, et aga ta on ikkagi ta on siuke elu osa või selline, kuidas ma ütlen, see klubi on nagu ikkagi väga tähtis neile, et nagu praegu ka, et näiteks kui see kriis, nad teevad seal annetusi nagu töötajatele seal, kuna meil lasti üle 100 inimese lasti nagu lahti praegu tegelikult, et nad ikkagi hoiavad nagu, see on nagu jube tähtis kogu see klubiline elu neile, et on ikkagi nagu elu osa täiesti, ütleme ausalt, et ta ei ole lihtsalt, et sa oled kuskil klubis, et nad on nagu väga uhked selle üle ja nad toetavad seda klubi ja ütleme siis, ma arvan, et mingi analoogia oleks võib-olla see, kui sul on nagu Eestis näiteks, ma alati mõtlen selle peale, et miks ta ei võiks toimida, ma arvan, et need mastaabid ei pea olema nagu nii suured, et keegi maksab 10 000, ma arvan, et see on nagu natuke aru saamata, aga tegelikult ju tennist me mängime, sporti me teeme, süüa, väljas söömas käime, kontserditel käime, eks ole, et lõpuks ongi see, et nad valivad nagu lihtsalt kõik need asjad teha ühes kohas, enamus ütleme, et see ongi nagu mille pealt see klubi, et nad toetavad nagu seda klubi selle pealt, et nad reede õhtul, kui neil on variant nagu minna sööma, siis nad lähevad sinna klubisse sööma ja kui neil on nagu kontsertile minna, siis nad lähevad pühapäeval sinna klubisse kontserdile, et nagu seda businessit tekitatakse seal piisavalt palju, et see asi nagu hingaks. Mis tüüpi kontserdid teil toimuvad siis? See on, ütleme, see oli näide, aga seal, ma ei tea, meil käis seal, oli vist üks tüüp, kes mängis Bon Joviga või Bruce Springsteeniga mingi, nüüd on vanem juba, aga ikkagi mingid arvestatavad esinejad, eks ole. Aga mingid siuksed päris mingid Taylor Swifti ei käina. Aga need päris nii-öelda maailma tippstaarid, Hollywoodi näitlejad, kus nendel on siis oma country clubid, et need sellistest sisse ei võeta või? Ma arvan, et seal Hollywoodis kindlasti nad kuuluvad mingite klubidesse. Ma tean, et ma arvan kindlasti, et nii, ütleme individuaalselt ei oska nagu öelda, aga siin on nii palju, kui ma kuulnud olen, et nad ikkagi käivad ja külastavad ja mängivad golfi ja et see on suhteliselt nagu standard, nagu ma arvan, et väga sükene ongi iga tavaline neile pigem. Pigem nad võib-olla kuuluvad mingisse 3-4 klubisse, et saavad golfi mängida ühes kohas ja perekond käib teises kohas, et siin on ka sellised näited. Kuidas siis klubi ennast hetkel ära majandab? Me kuuleme, et meil juba Eestis on tenniseklubid rahalistes raskustes, kui vanemad enam juurde ei maksa ja inimesed väljakul ei käi, et teil summad on vähe kõrgemad ja ma arvan, et see kukkumine on ka veits kõrgem. Eks see kõik sõltub, ega see on igal pool, et meil on nagu huvitav, ütleme siis äri, et need liikmemaksud tegelikult tulevad veel sisse, eks ole, kuna hetkel nagu liikmed veel ei ole nagu ära kukkunud, et kindlasti kui see asi jätkub veel kuu või 2, et siis võib juba tekkida see, et seni kuni liikmemaksud tulevad, nii-öelda need eraklubid saavad hakkama, see kõik sõltub, eks ole, millised on laenud, eks ole, ma tean, et meil pidi hakkama nüüd suur projekt tegelikult eelmine nädal, eks ole, uued need platvormtenniseväljakud, platvormtennisekeskus, uus bassein, uued tenniseväljakud, et see projekt nagu, ütleme, koppa pole veel maha löödud, ja õnneks nagu klubil sellist nagu suurt finantsilist kohustust ei ole, aga kindlasti on siin klubid, kes on teinud
ma ei tea, $25 miljoni projektid ja ega pangad tahavad laenust, nagu pangamaksed nagu vajavad maksust nagu kõigile, et ega see kõik sõltub nagu, eks ole, et samamoodi on ka siin klubist olen kuuldki, mis on nagu ääre pealt või on minemas nagu pankrotti, et see on nagu igal pool, ma arvan, et see kõik sõltub olukorrast. Palju sa... Noh, küsi. Palju sa enda töökoha pärast praegu muretsed? Eks ikka, ega selles mõttes, et hetkel on nagu 0, et terve nagu suvehooaeg on ikkagi üle poole aastast on nagu läinud, et see on ikkagi väga, väga raske ja et noh, ma arvan, et osakonna juhina ma tean, et meil tehti juba nagu mingi prognoos, et nagu aasta lõpuni, kui see asi jätkuks, siis nagu tehti juba mingid arvestused, et ma tean, et selles mõttes ma olen nagu ikkagi veel palga peal, ütleme, mis ma nagu saan, aga noh, see kõik eks ole. Aga see palk on selline, ütleme, enamust tuleb ikkagi väljaku pealt, eks ole, nende laagrite ja treeningutega, aga hetkel ma arvan, et noh, on nii, et loodame, et ikkagi saab varsti mängima hakata. Tahtsin natukene vanadel teemadel ka heietada, sinu mängija karjäärist natuke rääkida ja võib-olla sul on mõned huvitavad lood rääkida. Ma kunagi mängisin nagu Kuressaares, kui sa 12-aastane olid. Ja Riho tennisekarjäär sai alguse selle, kui ta võitis sind. Sinu tennisekarjäär sai alguse? Ta võitis sind või? Ja 6-1, 7-6, tie-break, 12-10. Mul olin 6-11 hetke tie-break sees. Sul oli teine käsi taha seotud või milles asi oli? Ma olin 11 siis. 11 täis. 12 või? Kui sa 11, ma olin 13 siis. Ei, aga nii oli ja mäletame neid aegu, kui väike Mikk pärast pool tundi nuttis seal. Ja. Aga räägi, võib-olla sul on mõned huvitavad lood rääkida, sa olid Davis Cupi koondises pikalt ja kuidas mängija karjäärist meelde tuleb? Ei, see on ikkagi kõige ägedamad ajad ja kõige nagu, ütleme, meeldejäävamad kogemused on kindlasti sellest ajavahemikust, et tegelikult oli hästi äge ja ma siiamaani hoian kõigile pöialt, et tennist Eestis ja võistlevad, et meil oli äge punt ka, et oligi see mina ja Zopp ja Voova ja Põldmaa, Käsper, Veskimägi, Vöörmann, Lapimaa, et noh, me olime kõik 88-87 punti, et me oleme siiamaani kõik ju igapäevaselt põhimõtteliselt suhtleme, et aga meeldejäävamad oligi, et minu puhul oli nagu naljakas, ma ei olnud kunagi nagu ütleme, noorte klassis selline esimene või teine või kolmas, et ma pigem olin seal ikkagi siuke 10 hulgas seal võib-olla ja siis siuke 16, no kuni 16, siis ma hakkasin nagu võib-olla seal võitma ja 17 aastat olingi nagu Harri Neppi võttis meid Jaaguga Davis Cupi koondise, mis oli siis ütleme selline, ütleme nii-öelda aegade vahetus, et need Vahkalid, Luškinnid ja Bushid nagu hakkasid lõpetama, Vilmsid ja siis oligi, mäletan, 2005 meid võeti Poola kaasa, Harri Neppi võttis kaasa mind ja Jaak Põldmad, me olime 17, 16, ma sain tegelikult 18 sellel päeval, kui ma mängisin ka surnud mängu viimasel päeval, aga see oli nagu oli huvitav, et Harri Neppiga Davis Cupi koondisest, et need olid hästi toredad lood ja siis Reol on siuke nägu peas, et nagu ta teaks midagi. Ei, no see oli lihtsalt, ütleme, ajad olid teised, eks ole, et näiteks oligi praegustele poistele, et meid läksime hotelli, eks ole, ametlik hotell, et ma ei tea, kas tenniseliit, aga Harri nagu oli, Harri on, ütleme, hea ärimees, et oli saanud mingi teise hotelliga diili, et parem lähme sinna ja teenime kõik raha selle pealt, eks ole, et ütleme, läksime siis vahetasime hotelli ära ja tegime väikse nagu summa vahel või seal söökidega, et Harri oli nagu, parimate sõnadega meenutan seda, et kui Harri kuulab seda, siis et ma tervitan Harrit, et Harri oli väga oluline mees meie kõigi arengus, ja ka näed, oli nagu teistmoodi, et kas sealt sul see ärigeen pärinebki või? Võib-olla küll, ei tean. Aga ja see oligi minu meelest sama aasta vist äkki me Jürksiga vist olime Eestikate finaalis ja mängisime 2005-2006 mängisime finaali, me olime siis tegelikult olimegi noored, praegu 18, et see oli siuke aegade vahetus ja võelda siis nagu noorem punt tuli peale, et mäletan, ma kaotasin talle 2 aastat
finaalis ja paaris vist nagu, kui sa ennem tõid, see oli hea fakt üles, sa tõid välja, et paaris mängus me võitsime. Ja siis oligi minul nagu tekkis nagu see koht, et meil lõpetasime gümnaasiumit ja oligi tehti niisugune asi nagu PLRT tiim, kui keegi mäletab kunagi, et saadeti meid Tšehhi ja Peeter Lamp tuli Saksamaalt ja see oli teine superlood ikkagi, et siis oli nagu jälle teistmoodi, et mäletan, ükskord oli lugu selline, et olime vist Panamas, et äkki Peeter ütles, et krediitkaart enam ei tööta, et olime liiga palju nagu läbi löönud krediitkaarti, et oli vaja helistada PLRT-st, et öelda, et meil nagu krediitkaart on nagu, et see oli mingi limiit, mis oli nagu läbi saanud, et näed, siuke võrdlus, eks ole, juba 3 aastaga, et ja siis enda puhul läksin, oligi, et tol hetkel mul olid seal ühed nagu tervisega tekkis natuke probleemid seal ja mandlil lõigati ära igast 100 imeasja ja siis ma nagu tegingi otsuse, et minna Ameerikasse tennist mängima ülikooli, aga mitte nagu isegi tennist mängima, vaid pigem oligi siuke keskkonnavahetus ja tegelikult oma parimat tennist ma hakkasin üldse mängima, ma arvan, et pärast, kui ma olin juba nagu treenimise nagu isegi lõpetanud, et ülikooli ajal meil oli kindlasti nagu hästi tõsine, et isegi endale üllatuseks, et väga tõsiselt tegime trenni, et ma kuulsin siin tiimarite intervjuud siin eelmine nädal, et nad ütlesid ka, et trenni nagu lõhutakse nagu palju, et just nimelt lõhutakse, et sellist süstemaatilist USA ülikoolide treeningud ongi selline nagu massi pealt, et lihtsalt kes rohkem ja kauem jõuab, see on tugevam, et sellist väga mõttetööd võiks nagu rohkem olla, aga USA ülikoolis me olime hästi mänginud, me võitsime 2 korda, 2009 ja 2012 võitsime. Mina olin Division 2, olin riigis number 1 üksikmängus ja 2 aastat olin number 1 paarismängus. Et sellised olid mul nagu parimad tulemused. Ja ma käisin tegelikult tagasi esimesed aastad veel Eestis ju turniire mängimas ja Futuresitel seal võitsin paar ringi Saaremaal ja Kaiaga vist võitsime segapaari ja kusjuures ma mängisin Anetiga ka segapaari. Anet oli siis 13, kaotasime finaalis. Et sööke kuld jäi veel saamata? Mul jäi ükski mängu kuld jäi saamata. Et ülejäänud, kuna Kaiaga me vist võitsime paari ja siis muud medalid vist peaks enam olemas olema. See oli see aasta, kui Anet krooniti läbi aegade noorimaks 7 meistriks üksikmängus. Just. Ja siis Voovale mäletan, oli siuke mäng, olin 2-0, 7-6, 7-6 ja 4-3 settidega ees poolfinaalis ja kaotasid 5 setti, siuke lahing oli seal. Ma mõtlen, kui sa oleks Anetiga kadunud segapaaris meistriks, siis oleks päris hea viktoriini küsimus, kes on ainus meestennisist, kes on tulnud meistriks nii Sopi, Kaia kui Anetiga? Just, et selles mõttes ja aga tore, nendega oli äge mängida, et oli kihvt, et ikkagi jääb meelde ja hea mälestus jälle ja Jaaguga, Põldmaa Jaaguga mängisime ja siis, kui tennisekarjääri, ütleme, viimane etapp oligi see, et kui ma hakkasin tööle seal esimeses klubis, kui ma olin nagu siis, andsin tunde ja ühel hetkel tekkis olukord, et Jürgen oli vigastatud, siis ja Peeter kutsus mind appi Davise karikasse 2013. 13 me veel andsime hea lahingu, Voovaga kaotasime Bulgaarias 5 setti paaris mängus, et me olime ka minu meelest äkki olimegi 2-0 settidega peal. See oli siuke natuke valus mälestus ja siis 2014 oli niisugune naljalugu, kus mängisin, ma arvan, et see võib-olla oligi Riho, ma vaatasin mingit pilte, minu meelest olid ka seal, kus Türgi vastu mängisin ja üksik mängu võitsin, et see oli siuke, ma arvan, siuke väike võit mulle nagu ikkagi minu tennisekarjääris, et see oli nagu äge, et siuke nagu ta ei olnud nagu, et ma oleksin võit mingit supermängijat, aga et tulla nagu selle tausta pealt ja mängida üks nagu parimaid mänge, et see oli nagu äge, see jääb nagu alati meelde. Aga kui ma kiirelt arutan, siis 2014 olid veel äkki 26 või? Vanuse poolest? Just, võisin olla küll, jah. Et see just ei ole nagu vanus, kus karjääri lõpetama hakatakse, et mis su nende lõpuks sai siis, miks sa piiri panid? Eks ta läkski niimoodi, et eks ma ikka nagu mõtlesin, aga üks variant, ma arvan, ainuke variant, kui mul nagu tennisega siis nagu ütleme ikkagi nagu elatis ka teenida oleks olnud ainult paaris mäng, eks ole. Üksikmängus ma kindlasti, ma arvan, et
ma arvan, et mul oli ikkagi mingi lagi, et paarismängus ma arvan kindlasti, et mul oli see näiteks see üks võit, see viimane ülikooli aasta me võitsime viimane profiturniiri tegelikult, kui võtta, oli see Savannah Challenger, eks ole, kus me saime wildcardid, me võitsime siuksed vendi nagu John Pierce ja Chris Cuccioni, eks ole. See oli mul siuke ikkagi hea võit, John Pierce oli tegelikult vanast hiljem number 1 maailmas. Et mingi tase nagu paarismängus nagu oli, aga eks elu läks nii, et ega ühel oligi töö ja juba teine karjäär tekkis, et ega ma nagu ei kahet, et tennis andis nagu kõige ägedamad mälestused ja ma võitsin, mõtlen, Eesti koondisest mängida ja USA ülikoolis võita, et need on ikka väga nagu tublid tulemused, et ma ei muretse küll. Aga kui sa oma tipphetkel seal 2012, kui sa tulid USA meistriks ülikoolis, et kui sa oleks sealt nii-öelda tuurile tulnud, siis mis su tase oleks olnud või kuhu sa oleks välja jõudnud? No ma arvan, et ütleme, ma võrdan ikka, ma räägin nagu paarismängust, eks ole, oleme nagu realistid, et ma nii, et ma räägin, et John Pierce oli nagu ikkagi, ütleme, me mängisime ta vastu, tema läks ka tuurile, eks ole, tema jõudis number 1, et kui me teda võitsime, et nagu mingi tase on, et võib-olla see annab mingi võrdlus, et ma ei tea, 100 hulgas äkki, ma arvan, et ma ei saa öelda, et nagu üksik mängus sa ei lähe võida, nagu kui sa ikka 10 hulga venda võidad, mingi tase sul peab olema, päris lambist ei tule, aga Pierce ja Cuccione tegelikult oli ju nagu tol hetkel ikkagi palju, ikkagi mängis Hewittiga minu arust Wimbledonis veel oli kas, ma ei tea, veerandis finaalis äkki. Et ma arvan, ma tahaks kindlasti mainida, et see on ainult paarismängust. Et ma arvan, et paarismängus, ma arvan küll 50 hulka, 100 hulka, ma arvan potentsiaali oli, aga miks sa üksikus nii kriitiline oled? Ma arvan, et mul ei olnud nagu selliseid tulemusi, mille nagu taha nagu öelda, et ma oleks võinud ma ei tea, et mul oleks olnud mingid sellised tulemusi, et ma kindlasti, ma arvan, et siuksed 3, 4, 500 vendid ma olen võitnud, on ju, et võib-olla selline, aga siuke, ma ei julgeks öelda, et ma oleks 100 hulka nagu, ma ei tea, tagakäsi oli natuke ikkagi andis puudu, seda sai mängida aga serv oli kindlasti kiire katte peal, aga ma pigem arvan, et ma olin ikkagi parem paaris mängus, et üksik mängus ma ei julge nagu midagi siukseid asju öelda. Palju see nii-öelda ikkagi nimetame siin profitennisistiks endiseks, palju see elu sulle nagu praeguses töös kasuks tuleb? Kõik need kogemused ja kõik see läbi elatu? No ikka, selles mõttes nagu ma ütlen, et mul on nagu kõige parem hea meel selle üle, et ma olen jäänud ainult tennisi juurde, eks ole, ma ei ole kunagi tegelikult otseselt siukest muud tööd teinud, et tennis on selline jalgrattas nagu, mida ma kutsun, et nagu selle pealt nagu edasi liikuda, et kõige parem näide, et tänan, miks ma siin USA-s nagu saan olla, on nagu viisad, eks ole, viisad me saime sellepärast, me võitsime ülikooli meistriks. Ja võib-olla, ma ei tea, Davise karikas mängimine on tulnud ikkagi väga kasuks ja see on tüüke hea reklaamitrikk ka siin USA-s, et seda kasutada ja ka kõik on nagu seotud ikkagi, et tennis on olnud ikkagi nagu super nagu valik, et ma olen ikkagi väga rahul. Oota, ülikooli meistritiitel annab viisa sulle või? Selles mõttes, kui sa hakkad kandideerima mingitele viisadele, siis ta minu antud olukorras nagu ma saingi nagu siis, nagu ma kandideerisingi nagu siis P1, mis on nagu paljud, ma ei tea, ma olen jalgpallurid, kes tulevad või O või P on nagu sellised viisakategooriad ja kui sa oled nagu USA nagu NCAA champion, siis ta paneb sind kohe mingisse kategoorisse ja siis selle arusel sul on suuremad šanssid nagu saada viisat tegelikult. Ja see viisa on siis juba tähtajaline, eluaegne? Alguses pidi pikendama, nüüd me saime siis nagu saime green cardid kõik, aga ennem oli nagu nende viisad ja siis padeliga ma sain ka veel viisa, et seal oli see on omaette üritus nagu päris pikk nagu. Päris huvitav poliitika, et Ameerika siis täidab ennast nii-öelda sportlastega nii-öelda üle maailma. Eks see on, ütleme, sarnane näiteks see, et ma tean, et kui Joel Lindberg, mul hea sõber, tuli New Yorki mängima, siis tema peab ka mingi viisa saama, et tal antakse siis nagu, toome tema näiteks, nagu ma arvan, et tal oli see O-viisa, eks ole, enne kui ta võib-olla sai green cardi või kas tal oli mingi elamisluba, et ikkagi, siis sa pead nagu tõestama, et sul on mingid tulemused, mingid rahvusvahelised tulemused, eks ole, kui sa oled nagu mänginud näiteks Eesti koondist, toome näite, siis sul võetaksegi puht nagu statistiliselt, okei, et nagu maailmas on mingi 250 jalgpallikoondist, et nagu see protsentuaalselt, nagu see protsent on tegelikult üliväike, mitu inimest on mänginud koondise eest, ja siis pannakse sind kohe mingisse kategooriasse selle pärast.
Joeli sa nimetasid ära, palju sa üldse seal teisi profialasekkeid vaatamas? See valik on ju tohutu, mis sul tegelikult käes on? Jaa, eks ikka mul korvpall tegelikult meeldib, kusjuures Ameerika jalgpalli ma pole 10 aasta jooksul Ameerikas mitte kunagi vaatamas käinud. Aga kui Joel oli siin, siis käisime palju mängudel tal ikka tennis, kossu, suhteliselt ka väga ei ole viimasel ajal sükest aega olla, et minna, aga eriti jah, ongi rohkem, see vist sellega piirdubki. Räägi, US Open toimub see aasta või ei toimu? Mis sul siseinfo ütleb? Hetkel on US Open tehti haiglaks, statsionaalseks haiglaks, et ma arvan, et ma oleksin väga üllatunud, aga ma arvan, et siin ei toimu, mingid jutud liiguvad siin, et ma tean mingite kanalite kaudu, et võib-olla isegi kogu tennishooaeg, mis äkki öeldakse nagu ära seasta. Et see on suhteliselt, et ega siin ei ole kiita midagi. Kas teie country clubi liikmetel on ka US Openil mingid soodustused või mingid privileegid? Otseselt nii ei ole, aga need piletid on ega nendel turniiridel on tegelikult väga raske ju piletid üldse saada, et isegi kui sa saad mängijate kaudu, et tegelikult mängijatele antakse ainult mingi, sõltuvalt mis väljakus sa mängid, ainult paar piletit, et kui sa mängid seal peaväljakul, antakse sul suurem, aga muidu on ütleme, tegelikult need ju tavalised piletid, ütleme, kui sa ilma peaväljakuteta, kui nad tulevad müüki siin, ütleme, suvel, nad on seal võib-olla $50, et mitte nagu väga, et peaväljakud on loomulikult kallimad, aga muidu need tavalised piletid tegelikult ei ole nagu nii nagu, sa võid saada ikkagi väga okei hinnaga. Räägime veel lõpetuseks, miks sinu ülikooli ajast, ülikoolis ei käinud mitte selles piirkonnas, kus sa praegu oled, vaid mujal, eks? Ja ma käisin all täitsa kohe lõunas, rohkem nagu Florida poole, et oligi Georgia osariik Savannah, nagu süke linn, süke äge linn, kus toimus Forrest Gump on tehtud seal süke film, kus ta mees istub seal pargis. Ja mis ülikool sul oli ja mis see endast kujutas? Oligi Armstrong Atlantic State, oli süke kool seal, süke väiksem, mitte väga suur kool ja oligi see nagu suht, nagu kõik, kui tuli see pakkumine ühel hetkel, et mul neid pakkumisi oli, ütleme, ma läksin tegelikult ülikooli, ma olin 2 aastat Eestis, käisin Tallinna Pedas käisin veel 2 aastat, et enne seda, kui ma lõpetasin gümnaasiumi, oli nagu neid pakkumisi veel palju rohkem, aga siis ühel hetkel siis tehti otsus, et nagu mängida tennist veel ja siis, kui ma läksin tegelikult 2009 jaanuar, et siis oli nagu, see oli nagu ainuke variant, kuna seal on igast reeglid, kui sa saad võtta nagu seda stipendiumi, kui sa oled nagu mänginud juba seal tuuri peal natukene, et seal oli natuke vaja, sellepärast oli see Division 2 ka nagu see oli ainuke valik antud hetkel. Ma lugesin, et sa peid annetama mingi päris hea summa kuskile, et saada nii-öelda amatööri staatusesse tagasi. No eks see nii hull see päris ei olnud, aga nagu kunagi kirjutasin mäletan seda, aga seal on võimalik neid asju, mul tuli mingi kõne. Nii, korras? Ja, et mul kuidagi seal neid asju saab ikkagi sättida, et nagu kulud antud turniiridel ja see auhinna raha nagu ei olnud nagu nii suur ikkagi, et jah, mingi sümboolne summa läks poolile, aga ta ei olnud nagu ikkagi nii suur. Mida sa õppisid ülikoolis? Õppisingi ka spordi juhtimist tegelikult ja kõrval erialana veel kinesioloogiat ja keha, ütleme siis anatoomiat, et ma tegin ühel hetkel veel ära sellised eratreeneri paberid, mäletan, et nagu see oli veel kõrval, aga muidu üldise spordijuhtimine. Sul oli siis nagu siht silme ees, et pärast ülikooli jääd tööle sinna USA-sse, et ei hakka profimängiks? Ei, absoluutselt mitte, et ma ütlen, et kõik läks täiesti, mul tegelikult ei olnud kunagi sükest plaani, et üldse USA-sse jääd, et ma alati tahtsin teha 1 aasta ära ja 1 semester ära ja tulla tagasi ja aga nii ta nagu läks, et ega sükest plaani ei olnud, et nüüd pean siia jääma, et ega ma arvan, et Eestis on super, et ega lihtsalt elu on nagu nii läinud ja et teda ei saanud nagu kontrollida või ei olnud mingit sükest eesmärki, et nüüd peab jääma. Räägi... Just sul teatavasti on juba ka perekond Ameerikas, et räägi, mis kodanikud sul pisikesed on või üks pisikesed? Praegu on üks pisik, jah, et minul on abikaasa on Rahel, eks ole, Eesti tüdruk, Rahel Pilpak laulu taustaga, et tal on muusikaperekond, ta ise on väga
andekas laulja ja siis meil on väike tütar Sofia Noora, kes sündis eelmine aasta jaanuaris ja siis meil tuleb vist lisa veel, mitte vist, aga kindlasti septembris tuleb lisa veel üks poeglaps. Aga Sofia Noora on ameeriklane või eestlane? Sofia Noora on tegelikult siis, ütleme, hetkel on ta Ameerika passiga. Eesti keelt räägivad ikka? No veel ta nii väga ei räägi, aga treenime. Räägi, sul oli veel paar mõtet ülikooli teemal, et tahtsid midagi õpetuseks öelda meie poistele, kes hetkel on tulnud või kes veel mõtlevad? Jaa, et pigem mitte õpetus, aga ma arvan, et see on siuke debatt on siuke aastate pikkune, et ongi, et kas USA ülikooli minna või mitte, et see on siuke, ise olen kuuld, et osad ütlevad, et see on siuke kas on mõtet ja mitte, et ma arvan, selle asja point on nagu see, et ta ikkagi pakub, ütleme, noortele, kes tahavad tennist tõsi mängida, hea võimalus, hea väljund, et sul on kõik seal, saad trenni teha ja võistelda ja kindlasti ta on siuke nagu karjääri pikendamine, eks ole, ja kui sa seal ülikoolis ikkagi hästi mängid, siis on võimalik ka nagu profiks minna, et loomulikult, kui sa oled seal ma ei tea, top 20 juunior maailmas, et siis see ülikool võib-olla ei ole nagu see kõige parem variant, aga ma arvan, sellised mängijad, kes ikkagi loodavad tennist nagu mängida edasi, on see hea ülikooli valiku puhul on see täiesti võimalik, et praegu ma vaatan selle, et minu meelest meeste siis äkki 150 hulgas on äkki mingi 12 mängijad, kes on tulnud ülikoolist ja võib-olla paaris mängus on seal 20 tükki, kes on 100 hulgas, et need mängijaid nagu on, et lihtsalt see, ma arvan, et mitte nagu Eestis, aga võib-olla paljudes kohtades on see arusaam, et USA-s nagu ülikoolis on siuke õllejoomine ja nagu hängimine, et tegelikult tehakse nagu väga tõsiselt ja ma arvan, Eestis võib-olla pigem, ütleme, tenniseliidu mõttes, et need kutid, kes meil praegu nagu on, et neid peaks ikkagi hoidma nagu, kuidas ma ütlen, pildis, et ei ole päris nii, et nad lähevad USA-sse, et nagu kadunud mehed, et ega nad kuskil mingi, ütleme siis, laudu saagima ei lähe kuskile, et nad ikkagi on, nagu teevad kõvasti sporti ja kui kellelgi on ikkagi huvi nagu mängida, siis võib-olla tenniseliidu poole peal neid võiks hoida rohkem nagu võib-olla toetada ja hoida pildis, et tekitada selline platvorm nagu, et ma alati mäletan, et pigem oligi see, et kui sa nagu USA-sse lähed, siis sa oled suht nagu kadunud, et sa lööd ennast nagu sellest välja, et noh, see on niisugune nagu mõte, et aga samas ongi lõpuks, et ega kui sa oled hea ja tahad profiks jõuda, siis pole vahet, sa igal pool pead võitma, et kui sa seal USA ülikoolis, eks ole, ütleme, kui keegi mõtleb seal mingis profitennisest ja ta USA ülikoolis ei võida, siis ta tõenäoliselt nagu profides ka nagu läbi ei löö. Aga sa enda puhul siis tundsid, et sa olid kuidagi Eesti tennise jaoks kadunud või? Mitte kadunud, aga nagu ikkagi rohkem, ütleme, sellist, et tennisekarjäär on nagu pikk, et ikkagi tänapäeval, kui sa vaatad, millal nagu läbi lüüakse, et see vanus läheb ikkagi sinna hiljem, et sa näed seal juba mingid tüübid, kes juba, ma ei tea, 30-selt jõuavad 100 hulka, et see karjääriredel on palju pikkemaks läinud, et meie ajal võib-olla oligi see, kui me mängisime, me oleme sama aasta nagu Djokovic ja Murray, eks ole, Nadal on 86, et noh, siis oligi nagu see, et Nadal on 17 aastat Prantsusmaa laste finaalis, et siis vaadake, et nagu, miks ma neid ITF 5. kategooria turniirisin mängin, et natuke oli teistmoodi, aga ma arvan, et hoida nagu neid USA ülikooli mängijad, Eesti mängijad nagu rohkem ikkagi pildis ja et ega nad on ikkagi ühel hetkel olnud ju või on nagu parimad mängijad Eestis, et neid nagu väga tähtsal kohal ja võib-olla keegi neist veel kolledžis lööb alles särama, see ole, kunagi ei tea, et on olnud neid näiteid ka, et ja alles siis hakkab ta karjäär pihta, et kindlasti niisugune mõte nagu vaata. Kas sul nende noorte poistega, kes praegu USA-s ülikoolis õpivad tennisistid, on ka mingid sidet? Ma tean, et kõik niimoodi otseselt ei suhtle, eks nad on natuke, neil on oma punt, aga ma tean, et Seemani poist ja Siimarid, eks ma nagu teame üksteist, aga nüüd otseselt ei suhtle, et mul sugulane Oskar Irdoja tegelikult tuleb sügisel ja tema tuleb praegu ajame talle siin kooli asju, natuke on siin pooleni jäänud, aga tundub, et on nagu olemas üks variant, et aga muidu ma tean, on väga hea punt, et noh, mõtlen, et kõik need mängijad, kes praegu on, Parts ja Troost ja need on ju ikkagi, noh, ma ei tea, kas nende, ütleme siis, eesmärk on kunagi nagu proovida või minna tuurile, aga kui nad
ongi see, et kui nad saaks Eestist nagu ka veel sükest tuge rohkem, et võib-olla suvel seal tehakse, mängivad 5-6 turniiri seal jutti ja pannakse mingi treeningprogramm paika, et kunagi ei tea vaata, et hetkel nad on ikkagi, võib-olla nad päris täpselt tea, mis nende see karjäär välja näeb üldse, et neid tuleks nagu ikkagi hoida pildis, et nad on ju tegelikult parimad mängijad hetkel. No ega tennis ei ole ainuke elu, et kui tuleb ikka välja, et ei saa sinust profi, siis kui lihtsaks USA ülikoolides on tehtud see tööellu sukeldumine, et praktikavõimalused järgid? No ma arvan, et ikkagi on, aga ütleme pluss on nagu see, et sa saad nagu aastase viisa, kui sa lõpetad kooli, eks ole, aga muidu ju eks ikka tutvused ja pead ikkagi ise nagu välja ajama need variandid, et kõige suurem takistus tegelikult ongi viisa. See on nagu ikkagi oluline, see on ikkagi väga, ütleme, väga raskeks ja ma kujutan ette, et ta läheb nagu väga raskemaks veel, et praeguse seisus, kui sa lõpetad ülikoolis, saad aasta aega töötada ja pigem sul võibki tekkida see koht, et kas su tööandja üldse nagu hakkab suga jändama, kui ta teab, et see ei ole nagu pikemaajaline variant. No see koht tekkis ju Jaak Põldmaal kunagi. Siin on Jaagul ja mõtlen, et tegelikult neid lugusid on ju palju, et see on väga keeruline ja tegelikult ei peaks nagu nii keeruline olema, aga see ei ole minu asi öelda, mis on õige või vale, aga ta on ikkagi absurdselt raskeks tehtud. See on ikkagi fakt. No viskame siin kindel Jaagule, et Jaak võib mõnes järgmises podcastis meile siit nagu jutu järje edasi võtta. Jaak kindlasti peaks tulema, ma arvan, et Jaagu kitarrimäng viimasel ajal pidavat olema nii kõva, et siin on vaja välja vaadata. Ma tean, et tal on praegu väga tugevad kitarritreeningud ja ma tean, et siin tehti juba ka Zoom kitarrimäng koos Zoppiga, et siin Zopp Põldmaa on tegelikult väga tugev praegu kitarri peal. Siis võtame mõlemad liigu. No võt. Mis ma tahtsin veel küsida, et kohe tuleb meelde. Et räägi enda näitel see tööellu sukeldumine, et kuidas sa oma esimese töö otsa said? Ma sain, oligi oma mu esimene boss mängis tegelikult kunagi minu koolis, eks ole, üks Tšehhi mängija ja neil oli vaja suveks mingit, nagu ongi, seal on minu tööklubis ongi, sa oled nagu suve, siis mingi suveproov ja oled siis nagu aastaring, et neil oligi nagu suve kohta vaja ja siis ma sain nagu pärast, ütleme siis mingid kõnesid ja asju nagu tehti mul pakkumine ja see oli suhteliselt nagu, ütleme, ei olnud mingi väga keeruline ja siis selle pealt nagu tekkis aastaringne koht, aga muidu nende tööintervjuudega, ütleme siin, need protsessid võivad olla ikka mingi 6 aega kesta, et seal tead kohtumised ja saadad oma portfoolioid ja asju sisse, et see on kõik selline standard. Seod sa oma tulevikku veel Eestiga? Ma arvan ikka, et ma ise oleme siin pikalt, nagu ikka mõtleme selle üle, et ühel hetkel ma tahaks kindlasti tulla tagasi Eestisse, et meil on perekonnad kõik seal ja praegu ma arvan, kuni lapsed on veel noored, et on hea olla ja meil on nagu, on huvitav veel ja me oleme tegelikult nagu meeldib ja ka ma arvan, ühel hetkel võib-olla kui lapsed lähevad kooli, et siis on kindlasti me oleme mõelnud, et Eestisse nagu, kas tulla täis nagu aastaringselt, seda ma ei oska öelda, aga kindlasti mingi aeg tahaks nagu rohkem hakata käima, et ega ma arvan, et Eestis on ikkagi väga äge, et isegi see ilm võib-olla ei ole kõige parem, aga ma arvan, muud asjad on nagu head. Mitut tennisekeskust sa peaksid Eestis korraga juhatama, et saada see sama palk, mis su praegu on? Tead, seda ei oskagi nii öelda, see on nagu raske küsimus. Eestis ei ole nii palju tennisekeskusi? Ei, see ei ole niimoodi, ega see on, töö on ikka, ta on nagu lihtsalt natuke teistmoodi on üles ehitatud see töö, kuidas mõtlen see alus, et ongi nagu see ärimudel on ikkagi niivõrd teistsugune, et seda ei saa nagu võrrelda, et see on, ma teen ka tennist, eks ole, aga see mudel ongi nagu nii, nagu täiesti teine, et selle pealt on nagu raske, aga ma arvan, Eestis tänapäeval tennisetreener või tenniseklubi juht või tennisekooli, ma arvan, et see on väga head tööd, need on väga head tööd tegelikult ja treenerid ju tegelikult äri on ju palju ja inimesed võtavad tunde ja käivad laagrites ja et see on ikkagi väga hästi, ma arvan, ma julgen öelda, et see on ikkagi väga hea. Kui me Rihoga kunagi New Jersey'sse peaks sattuma, siis külalisi saab sinna klaabi võtta või?
mul alati käib külalisi, et meil siin alati saab tulla golfi, meil on siin käisid tegelikult ju eelmine aasta Jürgen ja Oskar Saarne ja siin meil alati uksed lahti, et siin saab tennist mängida ja basseini ääres, nii et andke teada aegsasti, et kui on vaja trenni teha, siin saab kõik, et kõik on... Ja võtke $30,000 kaasa, et sisse saada. Ei, nii ei ole vaja. Kuule, okei, oli väga huvitav vestlus ja suur tänu, et olid meiega nõus pajatama oma muljeid. Muidugi. Ja Jaak Põldma siis saadame palli edasi. Saadame palli edasi. Paneme need hashtagid ja kõik asjad juurde, nagu need challenge'id käivad. Just. Püsi terve. Teega, olge tubli. Mehed, olge veel liinid, ma lõpetan saate ära ja siis räägime veel asju natuke. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni juba järgmises podcastis järgmisel kuul. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.